Kelleks sa saad, on oluliselt olulisem kui see, kes sa oled olnud. See mõte rõhutab isikliku kasvu ja enesearengu tähtsust. See ütleb, et meie minevik ei defineeri meid, vaid pigem kujundavad meid tehtud valikud ja praegused tegevused. Selle perspektiivi omaksvõtt viib meid tõenäoliselt täisväärtuslikuma ja eesmärgipärasema eluni. Esiteks on oluline mõista, et kõigil meil on minevik. See on täis nii positiivseid kui ka negatiivseid kogemusi. Meie minevik on kahtlemata mänginud rolli meie praeguse mina kujunemises, kuid see ei pea määrama meie tulevikku. Klammerdumine oma mineviku vigade, kahetsuste või isegi saavutuste külge võib piirata meie potentsiaali ja takistada meil uusi kõrgusi saavutamast. Keskendudes sellele, kelleks me saame, suuname oma tähelepanu mineviku piirangutelt tuleviku võimalustele. Isiklik kasv on pidev protsess, mis hõlmab õppimist, kohanemist ja arenemist. See nõuab, et oleksime avatud muutustele ja valmis astuma välja oma mugavustsoonist. Kelleks me saame, kujundatakse meie valmisoleku kaudu riskida, seista silmitsi väljakutsetega ja haarata kinni uutest võimalustest. See tähendab üldjuhul eesmärkide seadmist ja nende poole püüdlemist otsustavuse ja vastupidavusega. See proaktiivne lähenemine isiklikule arengule võimaldab meil luua parema versiooni endast, sõltumata sellest, kust me alustasime. Lisaks julgustab keskendumine sellele, kelleks me saame, meis positiivsete harjumuste ja käitumiste kujundamist. See suunab meid arendama oskusi ja omadusi, mis vastavad meie väärtustele ja püüdlustele. Näiteks, kui soovime olla kaastundlikumad, saame aktiivselt praktiseerida empaatiat ja lahkust oma igapäevastes suhetes. Kui soovime olla distsiplineeritumad, saame rakendada rutiine ja harjumusi, mis soodustavad proaktiivsust ja enesekontrolli. Tehes järjepidevalt valikuid, mis on kooskõlas meie soovitud tulevase minaga, muutume järk-järgult selleks versiooniks iseendast. Veel üks oluline aspekt selles mõtteviisis on enesekindlus ja mineviku vigade andestamine. Süütunde või häbi külge klammerdumine võib meie edusamme takistada ja hoida meid negatiivsuse tsüklis. Mõistes, et me kõik oleme ebatäiuslikud ja et vead on osa inimlikust kogemusest, saame edasi liikuda armulikkuse ja kaastundega iseenda suhtes. Keskendudes sellele, kelleks me saame, anname endale loa õppida oma minevikust, ilma et see meid defineeriks. Oluline on ümbritseda end toetavate ja inspireerivate inimestega, kes julgustavad meie kasvu ja arengut. Positiivsetel suhetel on oluline roll selles, kelleks me saame. Need pakuvad motivatsiooni, vastutust ja kuuluvustunnet. Suheldes inimestega, kes jagavad meie väärtusi ja püüdlusi, loome keskkonna, mis toetab meie isiklikku arengut ja edumeelsust. Praktiliselt tähendab selle mõtteviisi omaksvõtt selgete saavutatavate eesmärkide seadmist ja järjepidevat tööd nende suunas. See tähendab, et oleme teadlikud oma tegevustest ja otsustest, tagades, et need on kooskõlas meie pikaajalise visiooniga. Samuti hõlmab see regulaarselt oma edusammude ülevaatamist ja vajadusel kohanduste tegemist. See pidev enesehindamise ja paranemise protsess hoiab meid õigel kursil ning edasi liikumas. Kokkuvõttes on see lause, kelleks sa saad, on hoopis olulisem kui see, kes sa oled olnud, hea motivaator. Keskendudes isiklikule kasvule ja enesearengu teekonnale, saame luua täisväärtusliku ja eesmärgipärase elu. See tähendab muutuste omaksvõtmist
positiivsete harjumuste kujundamist ja enda ümbritsemist toetavate inimestega. Ainult nii saame muutuda parimaks versiooniks iseendast, sõltumata oma minevikust. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!